tahtmata kõik vana muutub ja kaob, uueneb ning areneb, pudeneb ja puruneb, kuid ei kao kool meie elust. Abjapalu ajal on haridust antud erinevates hoonetes 100 aastat, siin majas alates 1940. Kui hariduspoliitika suund on riigigümnaasiumide loomine, siis on koolipidaja ning meie õpetajad jätkuvad seda meelt, et ka maagümnaasiumis saab laps hea hariduse ning kõrgkoolide uksed ei ole noortele inimestele suletud. Hea meel on meie seas näha endist kauaaegset direktorit Heino Einerit, teisi direktoreid, õppealajuhatajaid ning õpetajaid, kes on Abja kooli panustanud suure hulga oma tööd. Tänan teid. Samuti tänan kõiki praeguseid pedagooge ning teisi koolitöötajaid, kes tund tunni päev päevakaupa on oma õpilaste kõrval, toetades, nõuandes ja abistades. Kord oli puu, kes armastas üht väikest poissi. See poiss tuli iga päev tema juurde ja korjas puu alt lehti ja tegi neist lehekroone ning mängis metsakuningat. Ta ronis mööda tüve üles ja kiikus puukstel ning sõi õunu. Ja nad mängisid koos peitust. Ja kui poiss väsis, heitis ta puuvarri magama. See poiss armastas puud. Ja puu oli õnnelik. Aastal 2014 möödub 100 aastat sellest, kui 3. oktoobril 1914 õndsal tsaari valitsuse ajal saadi ametlik luba Abjapalu ajal 2-klassilise eraalgkooli pidamiseks. Abja gümnaasiumis on õpilaste nooruslikku otsivat vaimu ja õpetajate mõistvat, innustavat ja toetavat meelt. Mina usun Abja gümnaasiumisse, tema õpilastesse, õpetajatesse ja loomulikult ka vilistlastesse. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Aeg, kui mina seda tööd 60 aastat tagasi alustasin siin samas majas, on just nagu eile. Aeg on kulgenud ruttu. Sellel perioodil toimus ulatuslik kaadrivahetus, palju tuli noori, uusi õpetajaid juurde, sest klasside arv kasvas. Aga peab ütlema, et õpetaja amet oli torkorral prestiižne. Õpetajaks taheti õppida ja õpetajana taheti ka töötada. Ja ma tänan kõiki endiseid õpilasi, õpetajaid, koolitöötajaid, aga ka neid, keda enam meie keskel ei ole, kes meid tõepoolest ühise kooliperena ühise eesmärgini aitasid viia. Tahaks veel lõpuks öelda seda, et kui on koolil toeks selline vallavalitsus, nagu praegu on, siis on tõepoolest koolil kõik eeldused normaalseks tööks ja seepärast tahaks soovida, et praegune koolipere hindaks kõike seda, mis talle on antud ja viiks ellu see, mille pärast Haridusselts Idu 100 aastat tagasi oma kooli rajaski,
et igaüks saaks koha peal emakeelset haridust. Muinaslood on imelised, neis on peidus naeranud. Mõni inimene ise ongi nagu muinasjutt, loodud laste lohutuseks, sõbraks halvas kui ka heas. Mul on hea meel öelda ja hea meel tunnetada, et sellesse 100 aastasse mahub ka minu 45 väikest tööaastat. Me tulime tõepoolest 50. aastate keskpaiku suurearvuliselt noorte õpetajatele appiatööle. Meid toetasid tol ajal vanad õpetajad, andsid meile nõu, julgust, enesekindlust ja me läksime edasi seda enam, et meie juhiks oli nii algatusvõimeline, mõtteid täis noor direktor, nagu seda oli Eino Einer. Aitäh talle! Kõige uue juures, mis praegu koolis on, kõik see arvutite, ekraanide vaatamine nii õpilase kui õpetaja poolt, tahaks soovida, et teil jätkuks nii õpetajad kui ka õpilased aega panna see ekraan kinni, vaadata üksteisele otsa ja saada aru, kas sellel õpilasel sai asi selgeks või saanud. Soovin teile selleks kõike head ja mingem edasi. Aitäh teile!